Mina olen olnud siis kahte varianti praegu kasutanud, et üks on täiesti individuaalsed ülesanded, mida siis võib sooritada näiteks selle kehalise kasvatuse päeva jooksul. Et õpilane saab ise valida selle aja, et millal ta sinna õue läheb, kas ta teeb seda hommikul, õhtul, kehalise tunni ajal. Ja teine variant siis live-tunde. Jah, et see, mis Ave tõi välja, et ma kasutan neid asju samamoodi. Ma kasutan ka treeningvideosi, eks ma filmin ise videot üles ja siis jagan neid poistele ja kasutan ka Google Meetis ühistrenne, teeme koos. Ja kindlasti oleme loonud ka ühise Messengeri vestluse, kus me saame neid tulemusi teineteisele jagada ja siis motivatsiooni üleval hoida. Peab olema ise eeskujuks, ehk siis kui ma neid videosi nendele saadan ja siis mingid ülesanded annan, siis ma teen ka ise neid, ehk siis ma jagan enda tulemusi nendele. Et siin vahet ei ole, kas on kontaktõppe või distantsõppe, et sa pead olema eeskujuks ja kui õppes näeb sul tagasisidet, siis sa pead sellega arvestama ja siis muutma neid asju. Ma ise olen ka sama meelt, et kui ma nagu olengi andnud mingisugused ülesanded ja samamoodi siis täidan trackin ise selle distantsi, mis ma olen neil palunud, et teen ka ise, siis see on toonud tegelikult päris palju tagasisidet toredat ja kindlasti ka live-tundidest, kui sa teed ise kaasa, see lihtsalt õpilane viskabki teki pealt maha ja hakkabki ju harjutusi tegema, et see on päris nagu vahetu tagasiside olnud positiivne. Me kõik teame, miks inimesed käivad rühmatrennis, et nad saavad koos teha ja samamoodi ka kehaskasvatuses, et me saame koos jalgpalli, korvpalli mängida, me saame kergejõustikut koos teha ja üldfüüsilised treeningud ja saame ka külalist treenerit kutsuda ja distantsõppe ajal me ei saa sellist emotsiooni nii nagu kontakttunnidest kahjuks. Ja ma olen sinuga nõus, et mis on ka avaldunud nendest live-tunnidest, ongi see, et nagu selline natuke vaba meelelu, mis kehalises kasvatuses tihti on omane kehalisele kasvatusele. Nagu tulebki seal live-tunnis ka välja, et sa pead pidevalt kommenteerima, et palun kuulake ja teeme nüüd seda, et ärge jääge sinna üksi vestlema, et me tunneme, et nagu neil on seda omavahel olemise vaba meelelu ka vaja kindlasti, et kehaline kasvatus seda päris elus võimaldab. Mulle pakub kehalise kasvatuses distantsil olles väljakutset kõige rohkem iseendale stuudiumi lugemine. Ma olen harjunud kehalise tunniga lihtsalt praktiliselt toimetama, et see on siuke väike remark, aga üldiselt ka see kontakti hoidmine, et lihtsalt stuudiumi küsimuste vastuste lugemine on, loomulikult me saame sellega kõigega hakkama, aga lihtsalt siuke emotsiooni hoidmine hästi keeruline. Kõige suurem väljakutse on just panna liikuma neid, kes nagu eriti spordi poole tegelenud. Et spordipoisid või sporditüdrukud, nad on harjunud selle rutiiniga ja nad saavad aru, et miks sport on tähtis. Aga need, kes pole nagu eriti tegelenud, siis mingi aeg nad võivad ära kaduda ja siis peabki pidevalt nagu ühendust nendega hoidma ja siis neid motiveerima, et nad saaksid aru, et liikumine on hästi tähtis.